tere päevast! Mõnikord juhtub nii, et satun mõne mõtte peale, mille ma kuskilt üles korjan. Ja siis ma jään selle mõttega nii-öelda natukene vaikusesse istuma ja see mõte hakkab siis minu sees nii-öelda oma elu elama. Ja täna hommikul oli selleks mõtteks siis Sanaya Romani poolt kirja pandud selline mõttearendus haiget saamise kohta. Ja ma ei tea vist ühtegi inimest, kes ei oleks elus kunagi haiget saanud või kellel selline kogemus täielikult puudub. Aga mis tavaliselt juhtub inimesega, kui inimene haiget saab? Vahet ei ole, kas see haiget saamine toimub sinu perekonnas või sinu kogukonnas, sinu töökohas, sinu sõprussuhetes, ükskõik kus. Et inimene sulgub endasse. Ja sulgub endasse siis sisuliselt tähendab seda, et vähe sellest, et enam nagu midagi väljast sisse ei lubata kontaktis teise inimesega või mõnikord ka üleüldse astutakse tagasi, et üleüldse väliskeskkonnaga nii-öelda, et me ei võta sealt sellel hetkel midagi vastu. Toimub tegelikult veel hullem, et ei anta ka mitte midagi enam välja iseendast. Ja Sanaya Roman on öelnud siis selle kohta niimoodi, et iga kord, kui teine inimene sulle haiget teeb, on see tegelikult kingitus, mis näitab sulle kätte valdkonna, pane tähele, valdkonna, milles sa pole ennast õppinud veel avama. Mõtle nende sõnade üle. Iga kord, kui sa saad haiget, tegelikult see valu näitab sulle kätte valdkonna, milles sa ei ole õppinud ennast veel avama. Ja see näitab sulle kätte koha, kuhu sa võid veel rohkem valgust lubada, valgust tuua. Et nagu ma enne hakkasin ütlema, eks ole, et enamus inimesi mingisuguses haiget saamise situatsioonis tõmbub endasse, astub tagasi ja sulgeb ennast väliskeskkonna ees selleks, et see väliskeskkond, et need teised inimesed siis sellel hetkel rohkem seda valu ei saaks põhjustada. Aga sellel hetkel pannakse ka ennast kinni, see tähendab, et ei anta välja mitte midagi. Ja valuga toimetuleku kõige parem tööriist või kõige parem mehhanism tegelikult ongi hoida ennast avatuna. Ehk siis see valguse sisse laskmine, see valguse endasse, nagu Roman siin ütles, eks ole, et valdkond, mida sa pole õppinud veel avama, on see valukoht, eks ju. Ja see näitab sulle, kuhu sa saad seda valgust veel tuua. Ehk siis selle mingisuguse valu või probleemi lahendamine just nimelt ongi see enese avanemine, väljapoole peegeldamine. Et üks asi on siis nendele otsestele isikutele või isikule, kellega see vahejuhtum on seotud, aga teine asi on ka siis üleüldiselt enda avatuna hoidmine. On ju. Ja kui ma nõustajana nagu vaatan, et millistel inimestel on kõige rohkem probleeme, siis tegelikult probleeme ongi kõige rohkem nendel, kes tegelikult oma suletud konnatiigis istuvad, kes oma mõtteid, tundeid ja kavatsusi ei peegelda mitte kuskile, mitte kellelegi, peaaegu mitte kunagi. On ju. Et tee siit nagu omad järeldused, et mis siis aitab meie seda vaimset tervist hoida, mis aitab meie heaolu hoida, on see, et vaatamata sellele valule me ei kaota ise ennast ära. Ehk me julgeme siis olla need sellised ehedad ja avatud minad, sellised, kes me oma hinges ja oma sellises sisemaailmas valdavalt oleme. Et me ei hakkaks seda selle valu ettekäändel maha suruma või vähendama, mida tegelikult enamus inimesi teevad selles olukorras.
Ja jah, ma ei väida seda, et haiget saades või valu tundes on kerge ennast avatuna hoida. Ei ole. Aga nagu sa tead, et siis kõik asjad on seotud sinu otsusega ja sinu kavatsusega. Ja kui su otsus on jääda avatuks sellel eesmärgil, et mitte ennast vähendada, mitte ennast taandada, mitte ennast pisendada, siis tegelikult see aitabki selle valuga toime tulla. Ja läbi selle avatuse saabki see maailma valgus, saavad need toredad asjad ka sinuga haakuda. Et miks siis sellistel rasketel hetkedel, kui inimesed on nii-öelda vaimselt või hingeliselt haiget saanud, et miks siis see elus edasiminek ei toimu, et ei toimigi ju sellepärast, et see välismaailmas olev valgus ei leia ka teed sinuni, sest sa oled ennast kinni pannud, sa oled ise ennast ära sulgenud. Hirmust saada uuesti haiget, hirmust karta, või hirmust, ma ei tea, kuulda või kogeda teiste hinnanguid või arvamusi, on ju. Hirmust, et võib veel hullemaks minna. Aga kui ei lähe, mis siis juhtub? Eks ju, et me võtame endalt ära ka selle võimaluse, et meil võiks ka nagu märgatavalt paremaks muutuda asjad. Ja see oli see põhjus, miks mulle need Romani sõnad nagu hästi meeldisid. Ja ma siia ikkagi tsiteerin seda täiesti veel korra, et see mõtte sügavus jõuaks nagu sinuni ka. Et iga kord, kui teine inimene sulle haiget teeb, on see tegelikult kingitus, mis näitab sulle kätte valdkonna, milles sa pole end õppinud veel avama. Ja näitab sulle kätte koha, kuhu sa võid rohkem valgust tuua. Ja veel üks mõte nagu tekkis, et näitab sulle kätte valdkonna, milles sa pole õppinud enda avama, tähendab seda, et on asju, kus sa ei ole nimetanud neid asjaolusid nii-öelda õigete nimedega. Et me mõnikord ka ilustame enda jaoks mingeid situatsioone, elame illusioonides sellepärast, et nii tundub justkui nagu kergem või lihtsam. Räägime endale ise mingisugust muinasjuttu, kes positiivset, kes negatiivset, aga mis üldjuhul ei vasta tõele. Ja nii kaua, kuni me ei ole nagu ausad, et see avanemine on siis ka mingis mõttes ausus, on ju. Et nii kaua, kui me ei julge ausad olla, et nii kaua siis tegelikult see valgus ei saa meie sisse paista. See valgus, mis tuleb nii-öelda väljast. Ja vastupidi ka, meie sisemine valgus ei paista siis väljapoole, et me võime jumala head inimesed olla, aga hästi peidetud pärlitest ei ole kunagi mitte kellelgi mingit kasu, et selles mõttes on see ka selline asi. Aga sa võid jagada siin oma mõtteid selle kohta, et kuidas see teema sinuga resoneerub. Et see haiget saamine, enda avatud hoidmine ja valguse vastuvõtmine ja välja andmine. Et kuidas need teemad sinuga seotud on. Et tore oleks, kui siin tekiks nagu arutelu sellel teemal. Soovin sulle ilusat päeva ja rõõmsate kohtumisteni.